Kaitseväes on pidupäev. 16. novembril 98 aastat tagasi otsustas ajutine valitsus kokku kutsuda vabatahtlikest koosneva rahvaväe ning kuulutati välja sundmobilisatsioon ohvitseridele, arstidele ja sõjaväeametnikele. Tegu oli esimese käsuga vaba Eesti kaitsejõududele ja tänapäeval tähistame me seda Kaitseväe sünnipäevana. Tähtpäeva auks korraldati pidulik pall, kus osalesid peale meie kaitseväelaste ka liitlased ning riigijuhid. Minu arust on Kaitseväe aastapäev koht, kus me saame oma inimestele aitäh öelda ja öelda aitäh ka kõikide meie partnerorganisatsioonidele. Ja mul on ülimalt hea meel, et väga paljud nendest on täna siia ka kokku tulnud. Mida sooviksite Eesti rahvale Kaitseväe aastapäeva puhul? Rahulikku meelt ja teadmist, et Eesti Kaitsevägi on valmis Eesti riiki kaitsma, nii et nad võivad rahulikult oma igapäevatoimetusi teha. Ürituse üheks traditsiooniks on kuulutada välja aasta ohvitseri ja allohvitseri laureaadid. 3800 € suurust preemiat finantseerib Riigikaitse arendamise sihtasutus. Statuudi järgi aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri preemiale võivad kandidaate esitada kõik kaitseväelased. Nad võivad esitada nii kaitseväelasi, oma alluvaid, aga ka oma ülemaid. Ja otsuse langetab allohvitseride puhul Kaitseväe allohvitseridest endist koosnev hindamiskomisjon ja ohvitseride puhul ohvitseridest koosnev hindamiskomisjon. Tänavu valiti aasta ohvitseriks kolonel Eero Rebo. Ma arvan, et teine brigaad on raskuspunktis selles suhtes, et ta on suhteliselt uus asi Kaitseväes. Julgeolekukeskkonna muutus on toonud rohkem tähelepanu reaalsete võimete väljaarendamisele. Meil on olemas tänased saavutused. Inimesed on väga palju nii teises brigaadis kui ka väljaspool seda Kaitseväes ja võib-olla ka laiemalt selle nimel tööd teinud, et meil oleks reaalsed võimekused olemas. Ja meil on olemas ka plaanid tulevikku, kuidas me edasi arendame neid võimekusi ja ma arvan, et see on nii-öelda peegeldus sellest. Aasta allohvitseri tiitli teenis välja veebel Mihkel Paalo. Aga mida soovitaksite teistele allohvitseridele, et pürgida siis samadesse kõrgustesse nagu teie? No kindlasti töökust, koostöö on kindlasti oluline, et nii koostöö ülemate kui ka alluvatega kindlasti ja kolleegidega lihtsalt. Et võib-olla see on ka üks võti, millega saame paremini Kaitseväega arendada.